would have thought, et kätte jõuab päev, kus Aadal on lõpuks uus vlogikaamera. Selle kaameraga nii mina kui teie olete tegelikult juba tuttavad, sest ma kasutasin seda sama kaamerat Saksamaal. Kõik mu Berliini vlogid on tehtud Sony ZV-1 kaameraga. Mul oli alati see probleem. Ma olin mingi, okei. Ma saan alles siis mingi weekly videoid teha, kui mul on MacBook. Ostsin siis MacBooki endale ja ma ei teinud neid weekly videoid. Ja siis ma olin mingi, okei, tegelikult point on selles, et ma lihtsalt ei suuda iPhone'iga filmida. See kvaliteet is a no from me. Ma mõtlesin, okei, võta kokku ennast. Raiska see 900 eurot ja osta endale tutikas kaamera, mille kvaliteet on lihtsalt nii amazing. Ja siis ma mõtlesingi, et vai, kaamera on olemas, mul on see kaamera mingi 2 tundi olnud. Teeme kohe video. Ma mõtlesin teha siis väikse tuuri teile oma meigilauast, mis siin sees on, mis tooteid ma kasutan. Ja siis video lõpus, kuna mul on nii palju tasuta asju saadetud ja üle ma teen enne jõule ühele õnnelikule siis väikse jõulupaki, paneme selle koos siin kokku, giveaway. Ja kui tahad giveaway'st osa võtta, reeglid on lihtsad, subscribe mu kanalile, pane videole like, pane bell notification'id sisse, et sa ei magaks maha, ma olen ikkagi weekly vlogger nüüd. Ja jätta video alla kommentaar. Ükskõik, mis sul parasjagu pähe tuleb, mingeid otseseid reegleid ei ole. Pane sinna emoji, soovi kellegile häid pühi. It's all up to you. I am so excited! Hakkame pihta. Ega siin väga muud ei olegi, kui lihtsalt alustada. Oota, mul on vaja ümber pöörata. Kuidas seda kõige lihtsamini teha? Niimoodi. See siin on siis mu väike meiginurk. Meigilaud on firmalt, keda ma ei taha reklaamida enam. Peegel on firmalt, keda ma ei taha reklaamida. Ja valgused samamoodi, te kõik teate väga hästi, mis firmaga tegu on. Aga ma lihtsalt parem ei promoks neid enam. See pealmine pind on klaasist, seega see läheb väga ruttu mustaks. Aga siin on mu basic tooted. That's me right there. Peal on mul erinevad vitamiinid. Lillekimp, mu pintslid, mis vajavad pesemist. Siin on mul väike kristall, ma isegi ei mäleta, mida see kristall teeb, aga siin see on. No, thank you. Alustame siis vasakult. Esimese sahtliga see on mu Fake Tanni sahtel, kuhu taha on Metalliberata Fake Tanni kinnas kukkunud. Aga see on mu Fake Tanni sahtel. Siin on üks ekstra kinnas. Ma olen mega Fake Tanni sõltlane, eriti nüüd, kui ma sain teada, et ma ei tohi enam põhimõtteliselt päikest võtta, kuna mul on kahtlased sünnimärgid, mis peab ära lõikama. See Fake Tann on reaalselt mul olnud juba Mul olnud mingi 2 aastat, aga see on üks tumedamaid Fake Tanne, mis mul on. Ja seda ma kasutan siis, kui ma tahan ülikiiresti mingi tanni saada, see on Fast Tan. Isle of Paradise, honestly, not a fan. Ära raiska raha. On palju paremaid tooteid. Seda ma pole proovinud, see on Vitaliberata. Muidu Vitaliberata tooted mulle megalt meeldivad. See on nende kreem, mis siis ajaga läheb naha peal pruunimaks. Siis mul on Dove'ilt on samasugune kreem, mis ajaga läheb pruunimaks. Mul on 2 tükki neid. Siin on heledam, see on tumedam. See on üllatavalt üks mul lemmikuid Fake Tanne. See on Garnieri Natural Bronze. See läheb peale läbipaistvana, mida paljud Fake Tannid ei tee. Mulle see megalt meeldib, sest see ei määri mitte midagi. Suhteliselt hea hinnaga. Ei ole liiga tume, täpselt siuke mõnus medium tan, nii et seda ma soovitan väga ja lõhnab mega hästi, nagu kookos. Jam. Mu absoluutne lemmik mu kõikidest Fake Tannidest. Vitaliberata Tan Mousse, see tuleb välja küll värviga, aga see värv ei ole oranž, ei ole kollane. Näete, ta tuleb pigem siukse rohekana välja ja ta jätab hästi ilusa oliivi värvi nahale. Siis on siuke Instant Tan Heavenly Elixir.
Seda ma pole ka proovinud, aga ma eeldan, et ta lihtsalt annab su nahale jume. Teine Vita Liberata lemmiktoode on see Body Blur. See on kõige ilusam asi, mul on värvis latte. Sa paned selle oma nahale, kui sa oled parasjagu valge, võib-olla tahad mingi dekolteed või jalgu kuidagi pruunimaks saada, et ta annab sulle kohe jume, pluss ta hajutab kõik sinikad, kõik veenid, kõik ära. Parim asi, kui sa käid kuskil evendil või sünnipäeval või mingi üritus. See on must have kõikidel nagu minu meelest fake tanni sahtlis, kui sul selline asi on. Mul on Isle of Paradise siuksed tilgad, mida sa paned siis kas kreemi sisse või niisama näkku paar tilka ja see annab sun näole ja dekolteele kaelale jume. Ma ei saa neid kahjuks kasutada väga, sest et kõik fake tan tooted, mis ma oma näole panen, tekitavad mul punne ebareaalsetes kogustes. Liigume edasi. Siin on siis põhimõtteliselt igapäevakasutussahtel. Siin on erinevaid kreeme, tselaarvett, toonereid. Siit leiab kõike. Siin on isegi hambapasta, ma ei tea, miks see siin on. Ma arvan, seepärast ma pidin selle vannituppa viima ja see on lihtsalt jäänud siia. Aga siin on erinevaid ripsmaseerumeid, huulepalsameid, ploomiõli. Mul lemmikkreem on Veleda Skin Food, kui on talv ja nahk ülikuiv. Igapäevaselt ma võib-olla ei soovitaks kasutada, vähemalt mitte 2 korda päevas. Aga see on parim asi, kõik influencerid Inglismaal, keda ma tean, reibivad ja see on tõesti nii hea. Mul on silmakreem, väetsevedeliku hambavalgendust, päiksekaitsekreem suvel peab kandma. Selline oli siis see sahtel. See on natuke vinka-vunka siuke logadis, sest ma ise panin selle kokku käsi kruvikeerajaga ja oh my god, see oli kõige raskem asi, mis ma tein toon. Siin on siuke suht pudipadi sahtel, näiteks see ei mahu mu teiste palettidega kokku. See on Nixilt PR-ina saadud. Kui ilusad värvid. Nixilt PR-ina saadud lauvärvi palett. Siin on erinevaid näomaske. Selle firma näomaskid mulle megalt meeldivad. Siin on Teeth Whitening Kit, mida ma väga ei kasuta, põhimõtteliselt üldse ei kasuta. Siis on plaastrid, mida ma ka väga ei kasuta. Kõik mu erinevad dry shampoonid, body spray, kui ma tahan kiirelt endale mingisugust lõhna peale. Victoria's Secret Bare Vanilla, ülihea lõhn. Siis on siuksed silmaalused patchid, mis aitavad unetuse märke peita. Need on mega head siuksed keeled pead silma alla. Ja vaha, kuna mulle meeldib tihti slick back soenguid teha, siis comes in handy ja mingi minilõhnali ja juuksekarvad. Jumestuskreemid. Mul on neid ikka veel liiga palju. Ma tegin just hiljuti suur puhastuse. Aga siin nad on. Siin on Ordinary, siin on Mac'i. Nixi Control Drop. Võib-olla unpopular opinion, aga minu meelest jumestuskreem, mis ei ole üldse oma hinda väärt ja mis mulle ei meeldi, on Nixi Total Control Pro jumestuskreem. Ta eraldub siin pudelis kuidagi imelikult, jääb vesiselt ja see on lihtsalt väga kahtlan toode. Algusest peale ta jääb väga matt. It's just not it. It's not the vibe. Like, it's not the vibe. Stop! See foundation on mu kollektsioonis olnud sellest saati, kui ma Inglismaalt tagasi kolisin ja see oli 4 aastat tagasi. This is gotta go, aga see on üks parimaid jumekaid. 40 faan on värv. Juhuks, kui ma tahan seda uuesti osta, siis ma tean värvi. Siis see on üks mu lemmik jumestuskreeme Douche Eclat. Focus now. Värvis B30. Siis üliodavat jumestuskreemi kui otsid, siis Essence'is Stay All Day. Väga hea variant. Lõhnab natuke funkilt, kuigi siin taga on kirjas, et see on täiesti parfüümivaba. Aga sellel on mega katvus ja see on nagu mega niisutav, aga samas matt. Siis Bobbi Brown, see on ka üks mu lemmik jumekaid. See ei ole liiga tugeva katvusega ja jääb nahal hästi ilus ja pehme. Samuti üks mu lemmikuid on see Benefiti Hello Happy värvis number 4. Jääb hästi pehmena nahale taaskord. Keskmine katvus. Hello! Ja kindlasti worth the money. Need 2 soivaama on mu absoluutsed lemmikud. Ma kannan neid kogu aeg. Neid ma
Ma olen proovinud, aga ma ei mäleta, seega ma jätan need alles. Siin on siuke igapäevase suvel, mis mulle meeldib tihti kanda EE Cream SPF 50-ga. Selline on mu jumestuskreemi sahtel. Ja siis tuleb esimene siuke suur sahtel. Siin on mul terve hunnik erinevaid primereid. Siin on NYXi primer. Siin on mingisugused värvitropsid. Beauty Blenderi primer ja veel hunnik. Lihtsalt hunnik NYXi primereid. See on Oriflame'ist. Ühesõnaga, I have them all nagu. Ja ma olen nii suure nii-öelda puhta vuugi teinud kõigest. See võiks üks asi olla, mis ma panen sinna väiksesse giveaway'sse. Born to Glow väike primer. Paneme kõrvale. Ja siis see Pore Filler primer läheb ka sinna paki sisse. Siin on mul lemmikpuudrid, need on Primarkist, aga need on nii worth the money. Ja see money on ainult 3,50. Peikimiseks ideaalsed puudrid, nii head. Siin on vähe tumedamaks päevaks ja heledamaks. Kui satute kuskile riiki, kus on Primark, siis soovitan kindlasti vaadata, kas neil on neid. Siis siin on Beauty Blenderi puuder. See on siuke sära andev puuder, värvis Puff. See jääb ülilus, kui sa ei taha üldse matti lõpptulemust oma meigile. Sellel on siuksed väiksed säragraanulid sees. Üks mu lemmikuid, Rimmelis Stay Matte, värvis Translucent, Fit Me. Kõik need siuksed, mis on nagu pooltühjad, mis suuda ära visata asju, aga nagu ma obviously ei saa siit mitte midagi kätte enam. Aga ma ei viska ta veel. Ja siin on kõik mu concealerid ja mõni üksik siis siuke kreem kontuuri pulk. Mu 2 lemmik concealerit on L'Oreal Infallible ja Beauty Blenderi Bounce. Ja teisi ma kasutan nii nagu, kui tuleb midagi proovida, siis kasutan selle. Selle aeg on minna. See on mul ka mingi 3,5 aastat. Goodbye. Disgustan. Siin on erinevad setting spreid, mida ma väga ei kasuta. Vahest juhtub ja seal vahel on veel üks concealer. Viimane sahtel on pudipadi. Siin on tõesti kõiki. Siin on mingid peavõru, käärid, glitteri mingisugused asendused. Siin on NYXi kalendrist saadud erinevad huulekreemid. Siin on erinevad mingisugused glitterid ja silma primer. Üks nendest primeritest. Nendest primeritest on ka uus. Ma juba näen milline. Seega here you go. See läheb kingikotti. Siin on mu huulepulgad, mis on mitte nude värvi. Kas siis punased, roosad, oranžikad, tumepruunid, lilla. Siin on siis jah siuksed erilisemad värvid, mida ma nii-öelda igapäevaselt ei kasuta. Siin on hunnik erinevaid beauty blendereid ja üldse kästnasi, mis oh my god. They need a good wash. NYXilt saadud erinevad väiksed siuksed laovvärvid. Nad on kõik sellest kalendrist saadud. Ühe nendest värvidest võiks ju teile ka anda sinna pakki. Ma arvan, et ma panen sinna pakki selle värvi ülikuldne, ülisädelev, üliilus. Ja see on vist sama värv, mis mul siin NYXi kalendris on. Gold Flood. Ai, veits heledam. See tuleb ka sinna kingikarbi sisse siis. Utopia Gold. Sest Doll Beauty glitterid on kõige paremad glitterid ever. Need lihtsalt näevad nii ilust välja. Issand, kui must mul kõik siin on. Siin on mu palettide situatsioon. Siin on Beauty Bay, värvilisi palette, mega uber vanu Revolution Pro palette, BH Cosmetics, Douglas, Zoeva palett. Nagu teate, ma reivin iga kord selle eest. See on siiamaale üks mu lemmikuid. See on ka see, mis NYX mulle just hiljuti saatis. Siin on siuksed lauvvärvid, kõik on kasutamata. Seega paneme kingikotti. Ja moving on nüüd siit poolt siia.
Siit esimene sahtel on ripsmetušid, mida ma parasjagu kasutan. Jah, mul on korraga kasutuses 5 erinevat ripsmetuši. Ma ei tea, miks, don't ask. Beauty blender, mida ma kunagi veel kasutada pole jõudnud. Või on see Real Techniques'i oma? I don't even know. Teritaja, kasutamata ripsmeli, Flashwebi oma. Siin väikses kastis või karbis on siis mu erinevad silmalainerid, ripsmeliimid, siin on musti lainereid, läbipaistvaid beige, värvilisi, vedelaid värvilisi, siit leiab absoluutselt kõike. Ja siinpool on mu erinevad kulmutooted, siin on NYXi Control Freak kulmukeel, NYXi kulmulainerid, NYXi kulmu seebikeelis segu ja erinevaid keele, pliiatseid, you name it, I have them. Kuigi ma isegi väga ei tee midagi oma kulmudega, sest mul on tatoveeritud kulmud. Keskmine sahtel, here we go. Siin on siis kõik mu bronzerid ja blushid ja siit äärest niimoodi jooksevad mu highlighterid. Siin on mu igapäevased või nude'id huulepulgad ja läiked ja värgid-särgid, mu huulepliiatseid. Siit on umbes pool kogust puudu, sest ma lihtsalt jätan neid käekottidesse igale poole kogu aeg ja ma ei pane neid tagasi. Oh my god, kui tolmune. Oh, that's nasty. See bronzer mulle alguses ei meeldinud, see on Bronze Whip Primarki oma, aga ma segasin siia ühte teist Primarkit tumedamat bronzerit sisse, kreembronzerit. Ja ma kasutan seda nüüd iga päev. Ja siis ma setting selle kreembronzeri Physicians Formula butter bronzeriga. Ideaalne värv. See on lihtsalt super toode. Sellest on võib-olla saanud mul lemmikum isegi kui mu MAC'i Dark Deepist. See on see, mida ma enne kasutasin kogu aeg, aga mul on tunne, et see koht on üle võetud selle toote poolt. Not worth the money. Hinna eest, mis see maksab, see on hea, aga sa pead hullult palju seda peale panema, et see mingi värvi annaks, kuigi see on suhteliselt tume bronzer. Sama teema selle bronzeriga, Heishi bronzer, lihtsalt it's not a vibe, ei ole fun. See on erinevaid põsepunasi, mul lemmik põsepuna on Milani värvis Delicioso Pink. Super, super, super ilus. Nagu öeldud, siin on siis mu erinevad huulepliiatsid. Mu lemmik huulepliiatsid on firmalt Kiko. 531 ja 533 on mu lemmik värvid. 533. Siuke suht tume, roosa, pruun. Ja siin on mu erinevad huule liquid lipstickid, huuleläiked. Siin on MAC'i huulepulka, mul on seal Primarki. Väga palju ma tean, et mul on NYXi tooteid, aga ma olen NYXi PR listis ja need on tõesti megad. Seda ma kannan igapäevaselt, see on mul ka täna peal. Primarki, kõik need mattseeria huulepulgad, Powder Lux, matt. See matt, need on kõik mega mõnusad ja kreemiad. Ja siis highlighterid on kõik kuidagi niimoodi mööda ääri. Siin on Vitali Perata roosakas highlighter. See on see, mida ma kandsin Saksamaal üle oma keha. See on Zoeva Surreal. See oli kirjeldatud kui bronzer highlighter ja täpselt see ongi. See on nii ilus ja see jääb naha peal. Lihtsalt amazing. Siin on mingi Essence'i palett, mida ma isegi kasuta. Wet n Wild'i puuder, siuke lahtine, mida ma ei kasuta. Igapäevaselt ma kasutan MAC Cosmeticsi oma värvis Global Glow. Hästi ilus ja naturaalne. Pigem jätab naha särama ja kumama kui läikima. Ja siis päris tihti ma kasutan MAC'ilt seda limited editioni highlighterit. See on siuke lillaka tooniga, üli ilus ja nagu teistsugune. Kannaksin siukest võib-olla sünnipäeval, uuel aastal. Ja siis loomulikult Old and Gold, sellega ei saa mööda minna. Meryl Luminizer. Nagu näha, Well Loved, mul on 2 tükki. Asjad, mida ma ei ole veel jõudnud kasutada.
Siin terve hunnik meigikäsnasi, näopesu keele, patsikumme. Siit leiab lihtsalt kõik ja siin on mingi Giorgio Armani low-värve. Te teate, mis tulevad sinna kingikarpi. Ja ma valin siit giveaway'sse veel erinevaid asju. Ma täiesti ära, et ei taha öelda, mis ma sinna panen. Aga kui sa sellest osa võtad ja peaksid võitma, eks sa siis näed, mis ma sinna veel juurde panin. Mingit puhastust ma otseselt ei teinudki, ainult 2 asja, mis ma ära viskan. Aga need on tõesti nii vanad, nii päevi näinud. It's time for them to go. Selline siis esimene video mu uue kaameraga tuli. Ma loodan, et teile meeldis. Kinkepakk sai kokku pandud, seega üks õnnelik siis kommentaaridest saab selle endale. Soovin ainult ühte asja jõuludeks teilt ja see oleks, et pange mu kanalile subscribe ja aidake mul tagasi teenida selle kaamera raha. Selline siis selle nädala uue kaamera esimene video. Esimene ja kindlasti mitte viimane nüüd kogu aja, maailma aja jooksul. This is exciting. It's fun to be back. Nii et I guess näeme juba järgmisel nädalal. Aitäh vaatamast!